Ma tulin vahele, andsin talle jalaga perse sellele, antakse väljenduse eest jalaga perse sellele Mairele. Kes kurat on see šarmantne mollusk, keda te just nägite? Ja ma ütlen mollusk, sest meheks mina seda tüüpi ei nimeta ja sellele järeldusele ma jõudsin pelgalt selle ühe saatelõigu pinnalt, mis läks eetrisse saates Märgatud Eestis 24. november 2025. Nimelt näidati seal saates sellist tüüpi nagu Eston Kikka, ja anti talle võimalus esitada ennast seal justkui nagu mingisugust ohvrit mingis olukorras, kuigi reaalsus on sellest üpris kaugel. Ja nagu ka aasta aega tagasi, sellest on rohkem möödas, kui see Kuuuurija saaga siin kanalil teemaks oli, aga 1,5 aastat tagasi juba oli siin kanalil teemaks üks Kuuuurija saaga, kus ka üks tüüp valetas telekas, aga selle tänase loo peategelase kõrval kahvatub too Kuuuurija tüüp igal juhul. Sest olgu mis oli, kuigi see Kuuuurija tegelane tookord käis telekas valetamas ja sohutas avalikkust, siis vähemalt oli ta seejuures võrdlemisi viisakas. See tänane tüüp, Eston Kikka, paraku ei ole üldsegi mitte viisakas, läheb siin isegi nii kaugele, et nimetab oma laste ema riigiüleses televisioonis värdjaks muude inetute asjade hulgas. Ja ainus küsimus, mis mul tekkis seda vaadates, valetan küsimusi oli 1 000 000, aga esimene küsimus oli, et miks kurat sellist tegelast üldse näidatakse riigiüleses televisioonis? Miks talle kõlapinda antakse ja kas sellistes saadetes üldse kontrollitakse nende inimeste tausta, kellele seal platvormi pakutakse? Sest kui ta tausta oleks kontrollitud, siis oleks tegelikult saade palju huvitavam olnud. Ausalt öeldes. Sinu mure on seotud sinu endise kallimaga, ma saan aru. Mis teil juhtus? 16. aastal siis mõned aastad tagasi, 2016, sai nagu minu kinnisvara kirjutatud tema nimele. Teatud põhjusega, mis vahet siin on, meie hakkas nagu urgitsema, miks ta läks nii. Mida ta meile ütles, et sai tema kinnisvara kirjutatud elukaaslase nimele? 16. aastal siis mõned aastad tagasi, 2016. Mõned aastad tagasi. 2016 on sellest hetkest 8 aastat tagasi. Aga mõned aastad. 2 korda mõned, pluss 2 mõned vist on vähemalt 3, eks ole. Aga see on 8 aastat tagasi. Sai nagu minu kinnisvara kirjutatud tema nimele. Ta ütleb, et minu kinnisvara. Ainult, et see ei olnud tema kinnisvara. See oli tema isa kinnisvara. See ei olnud üldse tema kinnisvara. Ja see ei saanud mitte lihtsalt kirjutatud tema elukaaslase ja mitte lihtsalt elukaaslase, vaid laste ema nimele, vaid laste ema ostis selle tema isalt. Vormistati ostumüügileping. Teatud põhjusega, mis vahet siin on, meie hakkas nagu urgitsema, miks ta läks nii. Ei hakka urgitsema, miks ta läks nii. Muidugi Eston ei taha sellest rääkida, aga õnneks Eston isa hiljem ütleb meile väga vabalt ja lõbusalt, kusjuures see klipi pinnalt Eston isa tundub jumala chill tüüp. Tema räägib jumala avatud kaartidega. Ja Eston isa Aare ütleb meile pärast, et Eston on elatisvõlglane. Kuigi see ei ole põhjus, miks isa selle kinnisvara kellegi teise nimele kirjutas või nüüd ma väljendusin ise valesti, miks isa selle maha müüs. Isa oleks võinud ju mitte müüa. See, miks isa müüs, selleni veel jõuame, aga miks ta oma pojale, miks ta Estonile seda ei kirjutanud, selle kohta ütleb meile isa hiljem, et Eston on elatisvõlglane, mis selle klipi pinnalt absoluutselt kedagi ei tohiks üllatada. Aga lihtsalt teema on selles, et see oli pere jaoks mõeldud, pere läks lahku, armastus sai otsa, anna maja tagasi, ole täitsa. Anna maja tagasi, ole täitsa. Miks ta peaks? Ta ostis selle maja ostumüügilepinguga. Võta mõistus pähe. Võta mõistus pähe, ütleb Eston televaatajale või tegelikult siis oma endisele elukaaslasele teeb niimoodi. Aga räägime natuke Estonist hoopis. Kes on see tüüp Eston Kikka? Eston Kikka on paadunud kriminaal. Jah, paadunud. Mille pinnalt mina seda väidan? Selle pinnalt, et tema nimel on arvukaid süüdimõistvaid otsuseid. Muuhulgas vähemalt 2 korral narkokuritegude eest, vähemalt 2 korral kehalise väärkohtlemise eest, millest üks kindlalt oli lähisuhtevägivald ja vähemalt 2 korral ahistava jälitamise eest ja lisaks ka lähenemis- ja suhtlemiskeelu rikkumise eest. Ja need on vaid asjad, mille kohta ma leidsin info täna, mitte täna sõna otseses mõttes, aga kaasajal nüüd. Hetkel riigiteataja.ee-st kohtulahendite otsingust. Veel vanemaid asju ma niimoodi automaatselt täna ei leidnud, aga vanematele asjadele viitavad need lahendid, mida täna on võimalik leida. Ja mida on sealt täna võimalik leida Estoni kohta? 21. detsember 2012 mõisteti Eston kokkuleppe menetluse korras süüdi KARS paragrahv 184 alusel, mis siis puudutab narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist. Ma pean korra
paragrahvi sõnastuse üle vaatama, et ma teile valesti ei ütleks paragrahvi sõnu. Jah, narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine ikka. Aasta hiljem, 10. oktoobril 2013 vabastati ta enne tähtaegselt, tingimisi, aga vabastati enne tähtaegselt ja selles lahendis on viidatud, et Eston Kikka on varem kriminaalkorras karistatud 4 korral. Neist üks kehtiv karistus. Varem 4 korral karistatud. Ma ei tea, kas see varem 4 korral tähendab, et enne seda 2012 lahendit 4 või koos sellega 4, aga vähemalt 3+ see narkoasi, aga ma eeldan, et ikka enne seda 2012 narkoasja oli siis 4, muidu oleks vist loogiline. Ja üks nendest oli sel hetkel kehtiv karistus. 2008 aastal oli Eston Kikka süüdi mõistetud KARS 121 alusel ehk kehalise väärkohtlemise eest. Kas see oli lähisuhte vägivalla teema, seda ma ei tea, sest vanasti see paragrahv ei eristanud. Täna see sama paragrahv 121 eristab, et kas on näiteks lähisuhte raames vägivald toime pandud, mis juhul see on raskem koosseis, aga vanasti ei olnud, ehk ma ei tea, kas on lähisuhte vägivald, aga igatahes see oli väärkohtlemine, kehaline väärkohtlemine ja siin on ka märgitud, et reaalselt kannab vangistust 2 korda. Ehk sellist infot saame 2013 enne tähtaegsest tingimisi vabastamisest. Nüüd lähevad mõned aastad, mõned siis Estoni enda definitsiooni järgi, ehk siis 8 aastat läheb mööda sellest 2012 narkolahendist ja on ees lahend aastast 2020. 2020 veebruaris mõistetakse Eston taas kord süüdi kokkuleppemenetluse raames narkokuriteo eest. Seekord on see toime pandud grupi poolt, mis on siis jälle raskem koosseis. Ja see lahend ütleb meile, et 2020 aastal veebruaris oli tal karistusregistris veel üks kehtiv karistus, oli üks mingi väärteokaristus, selle kohta mul info puudub. Aga selleks hetkeks muud kriminaalkaristused ei olnud enam kehtivad, mis tähendab lihtsalt, et nendest oli nii palju aega möödas. Siin mõisteti Estonile karistuseks 3 aastat ja 8 kuud vangistust, 1 päeva ta viibis eelvangistuses ehk lõplik karistus oli 3 aastat, 7 kuud ja 29 päeva ja ta sai selle tingimisi, mis tähendab, et ta ei pidanud minema vangi, ta sai katseaja. Ja kui ta selle aja jooksul siis tahtliku kuritegu toime ei pane, siis olekski puhtalt pääsenud vangistuses siis. Talle määrati katseajaks 4 aastat ja see on oluline sellepärast, et selle 4 aasta jooksul ta pani veel toime kuritegusid. Seekord aga mitte narkoga seotult. Seekord hoopis läks niimoodi, et 2020 juunis, sama aasta 2020 juunis leiab tema kohta veel ühe süüdimõistva otsuse taaskord kokkuleppe menetluse raames, aga seekord on teda süüdi mõistetud lähisuhte vägivalla ja ahistava jälitamise eest. Ähvardamine oli ka siin, jaa. Ähvardamine, lähisuhte vägivald ehk siis kehaline väärkohtlemine lähi- või sõltuvussuhte raames ja ahistav jälitamine. Pakkuge nüüd, kelle suhtes ta need teod toime pani, aga muidugi selle sama naise suhtes, keda ta nüüd seal Taavi Libe saates kõnetab. Ta sai iga selle koosseisu eest eraldi karistuse, ehk siis ähvardamine, lähisuhtevägivald ja ahistav jälitamine, aga siis tehti sellest liitkaristus, nii et ta pidi kandma siis ainult kõige raskemat neist. Kõige raskem neist oli 1 aasta vangistust, mis mõisteti kusjuures ahistava jälitamise eest. See on huvitav, et ähvardamise eest oli 6 kuud, lähisuhtevägivalla eest 10 kuud ja ahistava jälitamise eest 1 aasta. Ja siis lõpuks loeb see kõige raskem karistus, see 1 aasta. Edasi toimub mingi karistusõiguslik hookus-pookus, millest mina aru ei saa, et see 1 aasta nüüd selle 2020 juuni lähisuhte teema 1 aasta liideti selle veebruari narkoteemaga. Liitkaristus, ma ei tea, mida see kõik tähendab, kuidas see toimib, aga oluline on see, et siit jäi talle siis nii-öelda selleks tingimisi karistuseks jäi talle see sama 3 aastat, 7 kuud ja 29 päeva. Ja see on nüüd oluline sellepärast, et 4 aastat hiljem selgub, et ta tegelikult rikkus tingimusi, mis tal olid seatud, et seda vangistust täitmisele ei pöörataks. Ma tean, nüüd läheb keeruliseks, ma ei saa ise aru, pärast räägime juurasõpradega sellest lähemalt, sest nagu ma ei saa sellest aru, aga las ta jääda. Ühesõnaga 2020 veebruaris ta sai karistuse 3 aastat ja peaaegu 8 kuud siis tingimisi, 4 aastat katseaega. Sama aasta juunis on nüüd see lähisuhte vägivalla teema, siit sai 1 aasta tingimisi, need 2 asja või veebruari narkoasi ja juuni lähisuhtasi liideti ja siis jäi lugema ainult see veebruari suurem karistus ja tal on jätkuvalt katseaeg. Ja oluline on nüüd see, et selle juunikuu lahendiga hakkab uuesti kulgema see 4 aastat katseaeg. Et see 4 aastat katseaeg nüüd määratakse selle juunikuu lahendiga, hakkab kulgema alates selle kohtuotsuse kuulutamisest ja kui ta 4 aasta pikkuse katseaja jooksul uuesti tahtliku kuriteo toime paneb, siis tegelikult peaks ta vangi minema. Tegelikult tuleks see vangistus täitmisele pöörata. Aga teate mis? Seda ei juhtu. Kuigi ta paneb selle aja jooksul toime tahtliku kuriteo, sellest 2020
juuni lahendis, lähisuhte lahendis pannakse Estonile lähenemis- ja suhtluskeeld. 3 aastaks ta ei tohi minna selle naise lähedale, peab teatud kaugusesse jääma, ta ei tohi temaga ühendust võtta. 3 aastat, jätta inimene rahule. Pakkuge, kas Eston sai sellega hakkama? Ei saanud. Ja kui nüüd mõni teist mõtleb, et mis kuradi asi see ahistav jälitamine üldse on, siis see on karistusseadustiku paragrahv 157 ülamärkega 3. Ma ei mäleta, kuidas seda tuleb öelda, ma teen 1 on prim, 2 on sekunda, mis 3 on, enam ei mäleta. Aga ahistav jälitamine on teise isikuga korduv või järjepidev kontakti otsimine, tema jälgimine või muul viisil teise isiku tahte vastaselt tema eraellu sekkumine, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, kui puudub sama seaduse paragrahv 137 sätestatud süüteokoosseis ja mis see 137 on? 137 on eraviisiline jälitustegevus. Ehk kui eraviisiline jälitustegevus, kui selle koosseis pole täidetud, siis on tegemist ahistava jälitamisega. Seal eraviisilise jälitustegevuse puhul paragrahvis 137 on karistuse ülemmäär 3 aastat, ta on nagu raskem tegu, siin ahistava jälitamise puhul on ülemmäär 1 aasta. Ja pange tähele, talle määrati 2020 aasta juunis karistuse ülemmäär ahistava jälitamise eest. 1 aasta maks, mida saab karistuseks määrata ja see talle määrati. Ja kui te tahate nüüd päris elulisi näiteid sellest, millest selline ahistav jälitamine võiks seisneda, siis sellest lahendist siin neid leiab. Ta on sellele naisele saatnud näiteks ajavahemikus 12-27 august 2019 sitaks palju sõnumid. Näiteks ühel päeval 20 august 2019 saatis ta naisele 84 sõnumit. Ühel päeval 84 sõnumit. Ma nüüd ei arvutanud kokku palju neid sõnumid. Okei, ma viskan ruttu kalkulaatorisse, palju neid sõnumid kokku oli siis selle, mis on siin 12-27 august ehk 15 päeva. Okei, kui mul nüüd midagi kahe silma vahele ei jäänud või ma midagi topeltkogemata ei pannud kalkulaatorisse, siis siin on 231 sõnumit ajavahemikul 12-27 august 2019. See on siis üks nendest teguviisidest, millesse ahistab jälitamine väljendus. Lisaks on siin kirjas, et ühel päeval augustis 2019 filmis see mees naise eramu eest tänaval ning levitas naisest tehtud pilte ja videot muuhulgas ka sotsiaalmeedias ja samuti pildistas ajavahemikul seal august kuni september 2019 korduvalt seda naist läbi akna, viibides naise elukohas. Selline mees on Eston Kikka. Aga ei, asi läheb veel paremaks. On siis see 2020 juunis Eston süüdi mõistetud ähvardamises, lähisuhte vägivallas, ahistavas jälitamises. Ahistav jälitamine oli neist kõige hullem, selles suhtes, et sellest ta sai kõige kõrgema karistuse, 1 aastat, maksimumkaristus. Selle kohta on tõendid mustvalged, selle üle ei ole midagi vaielda. Ja ta sai lähenemis- ja suhtluskeelu 3 aastaks. Vangi ta ei pidanud minema, katseaeg 4 aastat, uuesti ei tohi panna toime tahtlikku kuritegu. Ja mis siis juhtub? Järgmine lahend, mida on võimalik Estoni kohta leida, on 30. detsember 2024, milles mõistetakse Eston Kikka süüdi taaskord ahistavas jälitamises, taaskord sama naise suhtes ja ka lähenemiskeelu rikkumise eest. Jälle on tegemist kokkuleppe menetlusega, mis tähendab, et Eston ise leppis kokku proksiga, prokuröriga. Ja kannatanu pidi ka nõus olema, aga see tähendab, et Eston võttis omaks, et tema käitumine täitis need koosseisud, need karsi paragrahvid, nende eeldused olid täidetud ja ta oli nõus karistustega. Muidugi karistustega loomulikult ta oli nõus, ta lõpuks ta pääses jumala odavalt siit ja ma kohe selgitan teile, miks ma nii väidan. Kuigi ta pani lähenemiskeelu rikkumise, mis on omaette süüdeo koosseis ja uuesti ahistava jälitamise toime katseaja jooksul, siis ometigi ei pööratud seda vangistust, seda varasemalt määratud vangistust, seda ei pööratud täitmisele. Teate, mis ta tegema pidime? Pidi maksma 2400 € trahvi. Ja selle kohta on siin kohtulahendis kirjas, et määrata ette mõistetud rahaline karistus, mis on siis 2410 € siin, viiakse täide iseseisvalt ja Harju Maakohtu 2020 juuni otsusega mõistetud vangistus jäetakse täitmisele pööramata selles otsuses määratud korras. Ja sellest ma ei saa aru, aga selle kohta ma vingun hiljem juurasõpradele video teises pooles, rändin teile sellest, et ma ei saa karsist aru või vähemalt selle rakendamise loogikast konkreetse kaasuse puhul, sest tüüp saab tingimisi vabadust nautida, tingimusel, et ta ei pane uuesti tahtliku kuritegu toime, siis ta paneb sama kannatanu suhtes muuhulgas samat liiki kuriteo toime, jälle ahistab jälitamine ja ta ei pea ikka vangi minema. Mis selle karistuse kuradi point on? Mis selle point on, kui sa saad tingimisi vabadusse, rikud tingimusi, aga saad ikka vabaduses olla? Aga okei, lähme selle kuradi saatega edasi, sest seal on enamat kui karistusõigus. Tänane video pole üldse karistusõigus teemal, lihtsalt see karistusõigus siin ajas mul peani sassi, et ma pidin kirjutama tuttavale proksile küsima üle, et kas nii ikka saab, nagu siin tehti ja miks ikkagi ta vangi pidanud minema ja nii.
aga sellest räägime juurasõpradega hiljem, kes seda kuulda tahab, siis tule liitu selle kanaliga kas siin YouTube'is juurasõprade tasandil või oluliselt soodsama hinnaga platvormil blurbay.com/tavakodanik, kus saad kogu sisu täiesti reklaamivabalt kätte hinnaga 5 € pluss käibemaks 6 ja käibemaks laekub vähemalt Eesti riigile, mitte mingile muule riigile. Mida sa siis konkreetselt seni oled teinud, et oma õigust taga nõuda? Oota, ma vastan enne. Kohtulahendites on kirjas, mida ta on teinud. Selles 2024 kohtulahendis näiteks on kirjas, et 9. detsembril 2023 kella 3 paiku viibis Eston Kikka oma sõidukiga Mercedes, miks see mind üllata, Mercedes-Benz, selle naise elukoha juures, millega häiris ja hirmutas seda naist. Auto tagaklaasile oli kinnitatud kiri, millel seisis selle naise nimi, hüüumärk, anna minu kodu tagasi, lõpeta lastega manipuleerimine. Kusjuures sama aasta septembris olevat Eston Kikka siis selle naise elukaaslasele kuuluva sõiduauto klaasile suure häiriva ja hirmutava kirja kinnitanud ja selle naise elukaaslase sõiduauto tagaklaasile oli siis kinnitatud see sama kiri, millel seisis naise nimi, hüüumärk, anna minu kodu tagasi, lõpeta lastega manipuleerimine, võta vastutus. Ehk kui Taavi küsib Estonilt, mida Eston on teinud selleks, et mitte oma maja, see ei ole kunagi tema maja olnud, et oma isa maja saada sellelt endiselt elukaaslaselt, oma laste emalt, mida ta on teinud, muuhulgas ta on toime pannud tegusid, mille eest teda on 2 korda ahistavas jälitamises süüdi mõistetud ja mille osas teda on süüdi mõistetud ka lähenemiskeelu rikkumise eest. See on aus vastus, mis põhineb faktidel, mida igaüks võib uurida. Riigiteataja.ee kohtulahendite otsing, pange seal kriminaalkohus ja pange otsingu lahtris, kus on lahendi tekst või midagi sellist. Sinne teksti lahter pange jutumärkidesse nimi Eston Kikka ja siis te leiate selle 2024 lahendi. Kompromissileping, kus juures selles suhtes, et kui on olnud kooselu, siis see kuulub nagu seltsingusse vara jagamine. Kusjuures ei ole niimoodi, et igasugune abieluväline suhe kujutab endast seltsingut. Absoluutselt mitte. Ja sellist asja tõendada ja argumenteerida kohtus on väga keeruline. Estonil oleks suurem šanss midagi väita, kui ta oleks naise ära kosinud, enne kui naine selle maja ostis, aga isegi siis ei pruukinuks see maja olla ühisvara, sõltub. Kui näiteks naine oleks selle soetanud oma lahusvara arvelt, siis oleks ka see maja olnud lahusvara. Aga see on juba kõik täiesti puhtalt hüpoteetiline, sest nad ei olnud abielus. Nad olid elukaaslased. Üks elukaaslane ostis maja, ostis selle mehe isalt. Aga mis vahet seal on? See ei tähenda veel, et oleks seltsingu lepingut. Ma ei taha jagada, ma ei taha kellegile halba kurja, ma ei taha kellegile taskusse teha, lihtsalt anna tagasi see, mis ei kuulu sulle. See on minu sõnum talle. Ja minu sõnum sulle, Eston, on, et see maja kuulub su endisele elukaaslasele, su laste emale. See kuulub talle, tema ostis selle. Tema on omanik, tema ei pea seda mitte kuradi kellelegi andma. Eriti mitte sinule, sest sinule ei ole see maja kunagi kuulunud. Okei, see on sinu sõnum talle, aga oled sa seni siis midagi teinud? Oled sa kellegi poole pöördunud lisaks sellele, et sa oled Mairiga? Absoluutselt, noorsoopolitseid, kõik asjad, me läbi käin. Noorsoopolitsei. Miks ta noorsoopolitsei poole on pöördunud, et saada endale maja, mille tema isa müüs 8 aastat tagasi tema elukaaslasele? Mis seal noorsoopolitseiga pistmist on? Igasugused instantsid nii-öelda. Mis kuradi instantsid? See on tsiviilvaidlus. Kui sul on alust kuidagi nõuda midagi selle maja osas, ainus instants, kuhu sa saad pöörduda, on tsiviilkohus. Mingit muud instantsi ei ole selleks. Me jõuamegi sinna, et vaadake, Eestis on selline mentaliteet, arenguühiskond nagu ta on, et see, mis meesterahvas räägib, see on tühi jutt. See, mis naisterahvas räägib, see on kõik puhas kuld. Ja paraku see kallutatus on niivõrd tugev sinna naisterahva poole, et ma olen jõuetu. Oi, vaene Eston on jõuetu. Kõik on nii kallutatud tema vastu. Sellise ohvri mentaliteediga sellised moljuskid eksisteerivadki. Kõik on kallutatud tema vastu. Ainult, et tal on väga selge, pikaaegne kriminaalne taust. Tema käitumisest on materiaalsed tõendid ja ta on kokkuleppe menetluse korras läinud süüdimõistvate otsuste peale välja. Mida perset, Eston? Keda sa lollitad? Mind igatahes mitte. Palun, abi. No Eston, sa pead konkreetsem olema. Mida konkreetselt on ta süüdistanud ja kellele ta on süüdistanud sinu kohta? Oh jumal, laste kaitse, ma olen vägivaldne ja kõik asjad ja kõik asjad ja kõik asjad. Ja sealt see jama läkski lahti nii-öelda see. Okei, aga kuidas see on seotud selle maja teemaga? Nagu mis seost on lastekaitsel ja nendel vaidlustel selle maja teemaga? Lõputu saagimine. Mina ei pillu sitta vastu, ma lihtsalt olen vait.
Eston ütleb, et ta ei pillu sitta vastu, ta on lihtsalt vait, ainult et siin samas saates ta pillub seda sitta ja ei suuda vait olla ja need lahendid, mille alusel 2 korral on teda kokkuleppemenetluse korras ahistava jälitamise eest süüdi mõistetud, näitavad väga selgelt, et viimane asi, mida Eston suudab teha, on olla vait. Seda ta ei suutnud absoluutselt. Ma lihtsalt vaatan, kuhu see kõik on jõudnud. Mõnuga lasin selle asja nii-öelda kokku, et vaadata, kuhu see ühiskond on laskunud ja et mis tegelikult siin maailmas toimub. Kuhu ühiskond on laskunud ja mis tegelikult maailmas toimub? Mida sa ise oled teinud? Täitsa lõpp selline paadunud kriminaal ronib telekasse ohvrit mängima ja siis süüdistab kogu maailma, et maailm on nii halb ja maailm on nii ebaõiglane. Kui kogu maailm on halb ja ebaõiglane sinu vastu, tõenäoliselt on asi sinus. Sinu peale on kaevatud lastekaitsesse sinu endise kaasa poolt, et sa oled olnud vägivaldne. Absoluutselt. Oled olnud vägivaldne? Loomulikult, ma olen vana kreeklane selles suhtes hammas hamba vastu. Oled olnud vägivaldne? Loomulikult. Milles küsimus? Loomulikult on. Me ju teame, et tal on vähemalt 2 süüdimõistvat otsust kehalise väärkohtlemise osas. Üks oli aastast 2008, teine aastast 2020. 2020 teema oli konkreetselt lähisuhtevägivalla teema. Tegelikult lõi Maire lapsi, tema isa lõi minu lapsi, ma tulin vahele, andsin talle jalaga perse sellele, andeks väljenduse eest jalaga perse sellele Mairele. Ta andis naisele, ma tsiteerin, jalaga perse. Nii-öelda, ta oli mahtunud see pähe, siis ta lonkas nii-öelda sinna traumapunkti, võttis mingisugune lollaka tõendi, mis ei maksa mitte muhvigi, sest tõendit minuga samastada, seostada ei saa, paraku ei saa. Okei, Eston, tõendit sinuga seostada ei saa, ainult et sa just praegu riigiüleses televisioonis kinnitasid, et sa andsid talle, ja ma tsiteerin, jalaga perse. Sa ise kinnitasid seda, selle kohta on süüdimõistev, tegelikult ma ei tea, kas selle episoodi kohta, sellepärast, et see 2020 lahend, kus Eston mõisteti süüdi kokkuleppemenetluse korras, ise läks kokkuleppele, mõisteti süüdi muuhulgas lähisuhte vägivalla eest, siis seal ei olnud midagi kellegi persega tegemist. Võib-olla talle lihtsalt meeldib see väljend, mulle ka meeldib sõna perse, väga ilus eestikeelne sõna. Aga tolle lahendi kohaselt seisnes lähisuhte vägivalla episood selles, et Eston mitte olevat, vaid ta läks kokkuleppe peale välja selle info pinnalt, nii et Eston lõi 25. jaanuar 2019 oma elukaaslast jalaga vastu pahkluud ning sülitas naisele 3 korda näkku, tekitades kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustused. See on pindmise, säärevigastuse ja põrutuse. Ja kuigi Eston siin nii kavalalt ütleb, et seda tõendit ei saa minuga seostada, siis ta ise just kinnitas meile, et ta rakendas vägivalda. Ja naljaks on see, et tema isa kinnitab seda meile ka veel siin saates. Aga see selleks ja läks nagu läks ja asi on pekkis. Maire, anna mu kodu tagasi. Eston, see ei ole sinu kodu. See pole kunagi sinu maja olnud. See oli su isa maja, mil ta müüs su elukaaslasele. Aga selleni me veel jõuame. Aga edasi läheb asi veel haigemaks, sest mida teeb Taavi Libe? Ta helistab sellele samale naisele, kelle ähvardamise, ahistava jälitamise ja kehalise väärkohtlemise eest mõisteti Eston 2020 kriminaalkorras süüdi. Ja kusjuures ahistava jälitamise eest sai maksimumkaristuse 1 aastat, aga kahjuks tingimisi, nii et vangi pidanud minema. Libe helistab sellele naisele, kelle suhtes Eston siis veel uuesti pani toime ahistava jälitamise ja ka lähenemiskeelu rikkumise, mille eest ta mõisteti taaskord kokkuleppemenetluse korras süüdi aastal 2024. Sellele naisele helistab nüüd Taavi Libe saate salvestamisel seistes selle kuradi haige molluski kõrval. Ja nüüd on 2 varianti. A-variant, siin saates tõesti ei tehta mitte mingisugust taustauuringut ja nad tõesti ei teadnud, mida see Eston on toime pannud selle naise suhtes. Või B-variant, neid lihtsalt ei koti ja see on kuidagi meelelahutuslik ja võiks ju korraks mõelda, et kui see Eston on juba 2 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud selle naise ahistava jälitamise eest, kas see kõne praegu võiks olla osa järjekordsest ahistava jälitamise kampaaniast, sest ka varasemate episoodide puhul oli seal juhtumeid, kus näiteks Eston ise helistab hoopis teisele inimesele, aga ütleb, et anna see toru nüüd naisele ehk 3. isikute kaudu niimoodi ahistamine. Samamoodi võiks see episood siin, kus Taavi Libe nüüd helistab selle naisele sinna alla, minna sellise episoodi alla ja võiks küsida, et kas Taavi Libe nüüd seab ennast kuidagi siin mingi kriminaalasja raames ohtu, et võib-olla ise on milleski süüdi. Aga ei, selleks, et olla kaasaaitaja karistusõiguse mõttes peaks Taavi Libe siin tahtlikult kaasa aitama ahistavale jälitamisele. Ma eeldan, et seda ta ei tee. Ma eeldan, et ta teeb seda tahtmatult, võib-olla isegi paha aimamatult, aga kurat võtaks, kas nad üldse selle tüübi tausta ei uurinud. Ja see kõne näitab meile siin, et Eston ei ole mitte millestki mitte midagi õppinud ja ta on laus idioot. Minu nimi on Taavi Libe TV3-st üritan. Väga tore. Ja, teie endine kaasa Eston on võtnud minuga ühendust ja on seisukohal, et teie olete
ühe kinnisvaratehinguga. Ma tean kõike, mis ma olen, jah. Eston ja tema isa vist tahavad seda maja enda nimele tagasi saada. Eston ja tema isa tahavad enda nimele maja tagasi saada. Tuleta meelde, see maja ei ole kunagi Estoni nimel olnudki. Nee. Aga te ei ole Ja ma nõus tean, sellega. et nad ei ole. Miks te ei ole nõus? Sest see on lastele mõeldud vara ja oli lastele on see mõeldud jätmiseks. Et Estonile on korduvalt öeldud, kui ta arvab, et tal on mingisugune õigus või põhjus, siis pöördugu kohtusse. Just täpselt. Kui sa arvad, et sul on õigust mingile kinnisasjale, siis ainus variant on minna kohtusse ja kui see kinnisasi on teise eraisiku omandis, siis ainus koht, kuhu minna on tsiviilkohus. Muud varianti ei ole, Taavi Libe sind ei aita, ahistamiskampaania sind ei aita, see toob kaasa lihtsalt järjekordse süüdimõistva otsuse lõpuks, kui sa jätkad seda jama, aga no vaatame, kuidas siis Eston sellele reageerib. Malinovski, sa oled naerukoht, häbi sul olgu, häbene, tegelikult ka häbene, ära valeta, ära manipuleeri, tule kapist välja, vormista asi tagasi ja tõmba igaveseks ajaks mu elust. On ju? Nii lihtne see ongi, värdjas. Kusjuures naljaks on see, et ma tahaks Estonile täpselt sama öelda. Nagu häbene, nagu päriselt häbene ennast, sa oled kohutav inimene, tule kapist välja, sest midagi sa pead olema endas alla surunud, et nii vastik inimene olla, ära valeta, sest siin saates sa põhimõtteliselt üritad valetada, varjates tõde. Mina ütleks, et tõe varjamine on valetamise vorm ja värdjas ma talle ütleks, sest see on lihtsalt kole sõna, ma ütlen midagi nunnumat nagu šarmantne mollusk. Miks ma kasutan sõna šarmantne? Lihtsalt sellepärast, et ta on nagu, ta käitub nii haigelt, et see on veidi analoogne sellega, et see on nii halb, et see on peaaegu hea. No nii. No nii, Taavi, mis tunne on? Tõenäoliselt, kui tuleb uus ahistava jälitamise kohtasi, siis mainitakse ka ära see episood siin sinu saates. Kas sa oled selles mõttes oma laste ees kõik kohustused täitnud, et mingid alimente maksavad midagi sellist? Kuidas selle asjaga on? Lapsed on hoolitsetud, kõik on hästi. Kas sa alimente maksad? Kui vastus ei ole jaa, siis vastus on ei. Ehk ei maksa. Aga selleni me veel jõuame. Sest need lapsed, mis tal selle naisega on, keda ta siis korduvalt ahistavalt jälitas, kehaliselt väärkohtles, ähvardas, kelle suhtes seatud lähenemis- ja suhtlemiskeelude rikkus, need ei ole ainukesed lapsed, mis tal on. Tal oli elatisvõlg juba enne selle elukaaslase leidmist. Kõik on hästi, et maja müügist saadud raha nii-öelda lähekski lastele nende kodude jaoks. Eston väidab, et maja müügist saadav raha läheks nende lastele nende kodude jaoks. Ja see on täielik hülgepask, sest siin samas saates ütleb ta isa, mis sellest rahast tegelikult saaks ja ma tuletan meelde, Eston ei ole mitte kunagi olnud selle maja omanik. Tema isa on ja tema isal on selle rahaga hoopis teised plaanid. Et muretseda lastele kodud, mitte elad peaks ja perset koos seal väikses majas, nii lihtne see ongi. Aga on sul mingi elatisvõlg tekkinud? Me ei räägi sellest. On sul elatisvõlg tekkinud? Me ei räägi sellest. Õnneks Estoni isa räägib sellest. Oled sa maksnud või sa praegusel hetkel nagu seaduse silmis oled elatisvõlg? Selles ongi küsimus, mis seaduse silmis hetkel toimub? Seadus on nagu seadus, aga õiglus on õiglus, on kaks eri asja. Jah, sest kui olukord oleks õiglane, siis Eston istuks praegu vangis selle intervjuu tegemise ajal. Kui seadus oleks õiglane või vähemalt selle rakendamine, siis Eston oleks läinud vangi siis, kui ta teist korda seda naist ahistavalt jälitas. Nii tõesti, õigus ja õiglus on kaks eri asja. Aga kui ma nüüd seda intervjuud 7. korda uuesti vaatan, siis mu ainus järeldus on, et selle saate eesmärk ongi eksploiteerida, kas see on üldse eestikeelne sõna, ära kasutada, kuidas viisakalt öelda, jobukakukesi. Aga samas ma ei taha viisakalt öelda Estoni kohta, sest ta nii haige vend, tüüp, mollusk, šarmantne mollusk. Põhimõtteliselt ma ei maksa Mairele mitte midagi, aga lastele küll, kõik. Põhimõtteliselt ma ei maksa selle naisele midagi, aga lastele küll. Huvitav, kas lapsed peavad ennast ise üleval või? Väga selge on, et Eston oma lapsi üleval ei pea. Ema peab, aga emalt tahaks selle maja ka veel ära võtta, mille ta ostis. Me abikaasaga otsustasime, et siin ei ole midagi jagada enam, üks poeg on. Kirjutame maja tema nimele, et siis ei ole maksusid, kui muidu saab päranduse ja siis on maksud ja värgid. Tahtsime maksudest kõrvale hiilida. Vähemalt Eston ise on aus, aga kahjuks ka nagu Eston. Ei, tegelikult ma ei hakka ta isa kohta midagi siin halba ütlema, isa tundub vähemalt aus ja mida ta meile ütles, et nad abikaasaga arvasid, et annavad siis maja pojale, et vältida makse pärimisel ja palun inimese jätke meelde, Eestis ei ole pärimismaksu. Sa ei maksa mingit maksu, kui sa pärid kinnisvara. Mingit maksu ei maksa. Tulumaks tuleb mängu siis, kui sa seda kinnisvara müüma hakkad. Ja selle osas ei ole vahet, kas sa saad selle testamendi teel pärides, ostad selle,
sulle kingitakse see, selles mõttes ei ole vahet, pärimismaksu ei ole. Nii et miks nad selle maja üldse kellegi teise nimele kirjutasid või müüsid lõpuks täiesti valedel eeldustel. Nad eeldasid, et kuidagi pärimise korral on pärimismaksu ei ole. Et kogu see jama oleks võinud ära jääda, kui Eston isa, ja olgem ausad, Eston oli kogu selle asja juures, ta oleks võinud ise ka välja uurida, kas ja mis maksud tulevad mängu, kui tema päriks selle maja. Ja on variant, et praegu võib-olla mina eeldan lihtsalt, et Eston isa ei valeta, sest ta on nii vana, et ta tundub nunnu juba puhtalt vanuse poolest, võib-olla ta ka valetab. Võib-olla olid hoopis muud kaalutlused, et miks see vara nende nimelt ära anda, aga samas mul ei ole põhjust seda arvata. Tema ütleb ausalt, tahtsid vältida pärimismaksu, aga meil ei ole pärimismaksu. Et sellel eesmärgil mingit kinnisvara enne surma ära anda ei ole vaja, meil ei ole pärimismaksu. Nagu üks õige Viguri vend ikka. Autojuht, kes on eluaeg spidomeetrit krõvinud. Naerab, et nagu autojuht, kes on eluaeg spidomeetrit krutinud, et niimoodi tahad petta. Ma ütlen, Aare, Eston isa tundub jumala muhe. Jumala muhe, huvita, mis selle Estoniga valesti läks siis. Poja nimele ei saanud kirjutada, tal olid eelmisest abielust alimendid kaelas. Poja nimele ei saanud kirjutada, sest tal olid eelmisest abielust alimendid kaelas. Ehk tal oli elatisvõlg juba eelmisest abielust. Milline fantastiline tegelane see Eston on. See maja oleks läinud nagu musta auku. Tal oli elukaaslane, kellega tal oli 3 last. 3 last lausa, selleks mul vahepeal meelest. Selle naisega, keda ta korduvalt ahistavalt jälitas, kehaliselt väärkohtles, ähvardas. Tal oli taga 3 last ja ta ronib televisiooni ja sõimab teda värdjaks. Ma tuli meelde Estoni taustast veel midagi. Üks lahend viitas, et tal on ka välismaal mingi kriminaalkaristus. Ja see on 2024 aasta lahend ja see on märgitud siin, et Eston Kikkal on kehtivaid välisriigi kriminaalkaristus 1. Nii et ta pole mitte vaid siin kohalik kurjategija, ta on lausa rahvusvaheline kurjategija. Küsisime, et kuidas tal suhted on. Kõik on korras. Väike tüli, naisele pani ka jalaga tagumikku. Pani jalaga tagumikku, ütleb isa. Nüüd on küsimus, et kas see jalaga tagumikku oli mingi muu episood kui see, mille eest Eston süüdi mõisteti, sest seal räägiti pahkluu vigastamisest. Kas see jalaga tagumikku on neil ainult väljend või seal oli veel mingid episoode, mille osas ei ole üldse mingit kriminaalteemat avalikult kättesaadavalt vähemalt? Pojapere lagunes ja oligi Estoni isa olukorras, et jäi oma majast ilma. Taavi. Faktid, kuhu jäävad faktid? Fakt on see, et kui see naine ostis selle maja Estoni isalt Aarelt aastal 2016, siis seati Aare ja tema abikaasa kasuks ühine isiklik kasutusõigus nende elude lõpuni. Ehk jah, Aare müüs selle maja maha ja jäi omandi õigusest ilma, aga tema kasuks seati servituud. Isiklik kasutusõigus. Aare võib elu lõpuni rahulikult seal majas edasi elada, isegi kui see naine selle maja peaks maha müüma. Aare võib ikka seal edasi elada. Ja see on väga oluline point, sest see tähendab, et sel hetkel, kui see naine ostis selle maja temalt 2016, ei saanudki sellel ostu-müügitehingul suurt hinnasilti küljes olla. Minul pole õrna aimugi, mis summa sinna ostu-müügilepingusse pandi, aga ma võin teile öelda, et see ei saanud olla eriti kõrge. Miks? Sest müüja ja tema abikaasa kasuks oli seatud isiklik kasutusõigus elu lõpuni. See on täpselt see mehhanism, mida võiksid kaaluda vanemaealised, kes näiteks ei ole võimelised ise enam hoolitsema oma kinnisasja eest, tahaks selle elu lõpuni elada, aga kui sa annad kellelegi kingid või müüd või mida iganes selle kinnisasja, et tema vastutaks omanikuna, ei taha ju ise ka lageda taeva alla jääda, see kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus ongi selleks väga hea ja see sai Aare ja tema abikaasa kasuks siin seatud. Ma eeldan, et see on abikaasa, ma ei tea, perekonnanimi on sama, võib ka õde olla, kurat seda teab, aga ma eeldan, et abikaasa. Ja seda ei maini Taavi siin üldse, ma pakun, et võib-olla nad ei uuridki seda ja ei maini ka Aare seda, ei maini ka Eston seda, võib-olla neist keegi ei saa aru, mis see üldse on. Aga Aare ei jäänud ilma õigusest seal majas elada, Aare võib elu lõpuni seal majas elada ja võibki, praegu ka võiks. Ja see on väga oluline nüanss, sellepärast siin hiljem ka Taavi Libe nimetab seda ostu-müügilepingut sümboolseks. Aga miks ta peaks sümboolne olema? See ongi ostja jaoks
väga riskantne tehing, kui ta ostab niimoodi, et kellegi teise kasuks on seal elu lõpuni isiklik kasutusõigus, sest see inimene võibki sõna otseses mõttes elu lõpuni seal elada. Ja kurat, tänapäeval, kui oled enam-vähem tervislikult elanud ja geeniloteriiga on ka enam-vähem medanud, siis sa võid vabalt 100-aastaseks elada. Ma ei tea, kui vana see tegelikult ma tean, ta isikukood on siin ju. Sünniaasta 41. Okei. Aare oli saate tegemise ajal umbes 84. Okei, tegelikult siin on ta sünnipäev ka kirjas, aga ma ei tea, millal täpselt saade tehti. Aga ütleme niimoodi, et kui ta selle maja müüs Estoni endisele elukaaslasele, siis ta oli umbes 76. Nii et olukorras, kus Estoni elukaaslane ostis selle maja umbes, ütleme hästi ümaralt öeldes 75-aastase meesterahva käest, kes ausalt öeldes näeb siin saates suht kobe välja, tundub selline rõõmsameelne ka, mis kindlasti pikendab eluiga, kui oled selline positiivne ja nii. Ja see naine pidi arvestama sellega, et see Aare võib vabalt veel 25 aastat elada ja ta võib kõik need 25 aastat seal majas elada. Samal ajal ostja saab asja omanikuks, vastutab sellest, vastutab ka näiteks maamaksu ja muude selliste asjade eest. Ehk see pole üldse mitte soodne diil ostjale, see on riskiinvesteering põhimõtteliselt, et kui see inimene kunagi ära sureb ja siis isiklik kasutusõigus kustutatakse, selleks, et see seal kustutataks, selleks piisab isiku surma tõendamisest. Ja siis on sul järsku kogu kinnisasi ongi täiesti sinu oma, keegi kolmas isik seda ei saa niimoodi kasutada ja siis sul on see täielik väärtus. Aga sa võid veel mitukümmend aastat seda oodata. Ja see tähendab, et see müügihind, mis toona, mis iganes neil oli, mul pole õrna aimugi, see pidigi madal olema. Sest seda asja ostes pidi see naine arvestama, et see Aare võib seal veel mitukümmend aastat rahus sees elada. Tahtsime hästi teha, aga sitasti kukkus välja. Ma olen tänu temale hambutu ka. Ma oleks võinud ju nüüd üksinda elan, ma oleks võinud maja maha ja hambadki suhu panna. Enne surma veel korralikult kõhu täis süüa. Oot, Aare, nüüd läheb sinu jutt ka vastuoluliseks. Kui sa enne ütlesid meile, et sa tahtsid selle kirjutada poja nimele, sest ta on niikuinii ainus pärija, aga ei saanud, sest ta on Sitaratas, kes oli juba toona elatisvõlglane, siis kuidas on selle maja ostnud endine elukaaslane süüdi selles, et sa hambut oled, sest kas sa arvad, et su poeg oleks sulle selle lihtsalt tagasi andnud, et sa saaks selle maha müüa ja selle rahast endale uued hambad või nagu kus see loogika on? Sa andsid maja ära, mitte andsid ära, sa müüsid selle maha, aga sa säilitasid endale õiguse elu lõpuni seal sees elada. Mis tähendab, et Aarel ei saanud kunagi olla ootust, et tema saab seda maja veel pärast müüa, et müügist saadud rahaga mida iganes teha. Temal ei saanud sellist ootust ealeski tekkida, et tema müüs selle maja maha aastal 2016. Tema ütles hüvasti sellele maja väärtusele. Aga temale jäi õigus elu lõpuni seal sees elada, mis on väga suur väärtus. Ja muidugi, kes juba unustanud on, siis Eston väitis meile, et maja müügist raha läheks tema lastele kodude ostmiseks. Neid lapsi on tal rohkem kui 3, sest 3 on tal, eks ole, selle elukaaslasega, kelle oma see maja nüüd on ja tal oli lapsi ka eelmisest abielust, kelle osas oli siis see elatisvõlg, ma ei tea, kas seal oli 1 või mitu, aga nii, et vähemalt 4 last peab olema. Ja kas sa kõigile 4 lapsele üritad selle raha eest nagu mingit kodu osta või võib-olla sissemakseks natuke mingit raha aitaks, aga su isa tahaks selle raha eest hoopis hambaid. Ja võib-olla jagub kõigile, ma ei tea. Mina seda Estonit küll mingi rahaga ei usaldaks ausalt öeldes, kui ma ta isa oleks, aga õnneks ma ei ole. No, mis teie jaoks hetkel see ideaalvariant oleks? Ma tahan maja tagasi saada ja maha müüa, et kuidagi viisi elada. Aga mis õigusega? Sa müüsid selle maja maha, sul on õigus elada seal elu lõpuni, jätkuvalt on, mitte mingit ootust ei saanud Aarel olla, et tema saab mingil hetkel uuesti maja omanikuks. Aga tal on õigustatud ootus sellele ja täielik õigus seal edasi elada. Siin kaob mul järg käest. Kui Estoni sõnul läheks maja müügist saadud raha tervenisti tema laste hüvanguks, siis Estoni isal on hoopis muud plaanid. Väga tore, et Taavi vähemalt sellele vastuolule osundas siin. Aga vaatame selle maja siis lõpuks üle, millest kogu aeg jutt on käinud. Estoni isal on õigus seal surmatunnini elada, kuid praegu ta seda teha ei julge. Okei. Palun vabandust Taavi Libe eest, ta ikkagi mainis seda, et Estoni isal on seal õigus surmatunnini elada. Aga see oli nagu üks lause nii mööda minnes ja seda kuidagi üldse muidu ei rõhutatud siin. Sest juriidiliselt ta enam omanik ei ole ja võtmete koopiad on samuti endisel minial. Ja loomulikult on endisel minial võtmete koopiad. Ta on maja omanik, mis siis, kui Aarega seal midagi juhtub või majas sees midagi juhtub, tal peabki olema võimalik sinna majja ligipääseda, nii nagu üürilandjal on ka oma kinnisasja võtmed. Nagu mis mõttes? Ja kusjuures siit tuleb välja veel see, et meile öeldi, et Aare kardab seal elada, sest Minial on võtmekoopiad, aga selle jutu pinnalt Minia ise üldse ei
ei ela seal või nagu keegi ei takista teda füüsiliselt seal elamast. Ainus asi, mis meile siin mainiti praegu on võtmekoopiad, mis taaskord ka üürileandjatel on võtmetest koopiad, kui korter on üürile antud, mis tähendaks, et ükski üürnik ei tohiks julgeda elada üürikorteris. Kass ootab ja see siis on see maja, mille pärast see võitlus ja vaidlus on käinud aastaid ja aastaid ja aastaid ja sa ütled ausalt, kuna on siis endine minija teinud võtmetes koopiat, sina ei julge sinna enam elada? ei julge. Mis mõttes ei julge? Ütle siis nagu, too mingi argument, ütle näiteks, et sind on ka ahistavalt jälitatud või midagi. Kas on lihtsalt selleks, et mängida ennast ohvriks siin saates? Vahene mina, et ma julge siin elada, et kas on mingi reaalne põhjus peale võtmete koopia, sest võtmete koopia ei ole mitte mingi kuradi argument. Ma saan aru, et see naine ei julgeks kuskil elada, kui sellel Estonil oleks võtmete koopia, siis ma ka ei julgeks, sest nagu tüüp on nii kuradi mitu korda kriminaalkorras süüdi mõistetud ja selle naise suhtes toime pandud tegude eest, et sellest ma saaks aru, aga mis see naine sellele isale on sellist teinud, et see isa võtmete koopia olemasolu tõttu ei julge seal elada? Korralik töö ja läks niimoodi, et kogemata kombel siis ise kinkisite ära. Jah, no seal ostumüügilepingus oli see fiktiivne 49 000 eurot. Huvitav, Taavi Libe nimetab seda summat fiktiivseks, ta ütleb, et ostumüügilepingus oli fiktiivne 49 000 eurot. Kui ütleb fiktiivne, kas see tähendab, et seda summat ei makstudki kunagi? Ja ausalt öeldes 49 000 eurot tundub sitaks palju sellise maja eest, kus kellegi kasuks on seatud isiklik kasutusõigus elu lõpuni, aga ega ma ei ole ka kursis nende hindadega. Oskate umbes hinnata, kui praegusel hetkel müüma hakkad, seda palju selle eest võiks saada? 70 vähemalt. Mul on isegi tahtjad olemas, kogu aeg küsivad millal. Ma mõtlesin, ma ei tea millal. Ühesõnaga, Aare ilmselgelt tahab lihtsalt raha. Tal on võimalus selle elu lõpuni sees elada, ta ei taha seda teha. Ta tahab lihtsalt raha. Mis on nagu siit lugu, kui sa tahtsid raha, miks sa selle maja ära andsid 8 aastat tagasi? Nüüdseks saab varsti 9. Sest seda ootust tal ei saanud kunagi olla, et ta saab selle maja müügist raha. Temal sai olla vaid ootus, et ta saab seal majas elu lõpuni elada. Ja see õigus on tal jätkuvalt. Jätame kõrvale kogu loo emotsionaalse külje ja isegi Estoni, tema tahtmised ja endise elukaaslase ning keskendume sellele, mida isa saaks veel teha ja mida ta oleks tegelikult pidanud tegema, et mitte säärases olukorras praegu olla. See on väga lihtne. Ära müü oma kinnisasja ära, kui sa tahad selle omanik olla. Või siis nagu ela seal rahus edasi. See on õigus seal elada. See naine ega ükski järgnev omanik ei saa takistada sul seal elamist, nagu ela rahus edasi seal. Milles probleem? Ja selles suhtes, et mida ta saaks teha, kottigi ei saa enam teha. See on ostumüügilepingust, see saate tegemise hetkeks 8 aastat möödas. Mis sa 8 aastat hiljem teed? Mida ta oleks saanud teha? 3 aasta jooksul pärast ostumüügitehingut oleks nõuda see raha reaalselt sisse. Aga see aeg on ammu möödas. Ja kusjuures huvitav on ajaliselt see, et kuigi mina ei tea, millal Eston ja see naine lahku läksid, siis on näha sellest 2020 lahendist, et see ahistav jälitamine toimus aastal 2019. See tähendab, et müügist oli selleks hetkeks vaid veidi üle 3 aasta möödas, mis tähendab, et ma eeldan, et nad läksid lahku enne seda. Või ma ei tea, võib-olla läksid lahku ja siis kohe järgmisel päeval hakkas juba see ahistav jälitamine. Aga see lihtsalt viitab sellele, et seal võis olla mingi ajaken veel, mil oleks saanud panna maksma seda ostuhinna tasumise nõuet. Vähemalt teoorias, lihtsalt vaadates seda ajaraamistikku, ma spekuleerin praegu. Nüüd edasi läheb saade sellega, et Erki Pisuke Hugo Liigel õigusbüroost annab selgitusi selle olukorra kohta ja ütleb täitsa otse, et ega siin müügilepingu puhul poleks midagi teha. See ei saagi. Müüsid asja ära, müüsid ära. Sest nii palju aega möödas, et siin ei saa enam rääkida mingist ostuhinna nõudmisest ja nii edasi. Okei, sellest ma ei rääkinud, seda rääksin mina enne, aga kõigepealt ta ütleb, et müügilepingu puhul ei ole šanssi. Siis ta ütleb, et kinke puhul oleks võimalik midagi teha, et selles olukorras, kui sa ilmtingimata tahad omandi ära anda, siis tasub kinkelepingu peale mõelda, aga kusjuures ka kinke puhul siin olukorras on oluline see, et kui nad oleks teinud kinkelepingu, siis kinkijaks oleks ju olnud Estoni isa Aare. Ja nüüd on küsimus, et millised olid siis Aare ja selle endise elukaaslasele suhted ja see, et endine elukaaslane pojast lahku läks või midagi sellist, see kindlasti annaks välja jämedat tänamatust. Ehk isegi kui nad oleks teinud kinkelepingu, on küsimus, et kas oleks päriselus üldse midagi esinenud, mille kohta see Aare saaks öelda, et nüüd see endine elukaaslane on jämedat tänamatust välja näidanud tema suhtes. Ja selle saate pinnalt ei ole põhjust seda arvata. Ainus, mis meil on öeldud selle Aare ja selle naise suhte kohta on see, et Aare ei julge majas elada, sest naisel on võtmetest koopia, mis nagu taaskord
tavaline üürniku olukord. Aga siis küsib Taavi Libe midagi, millele ta vastust peaks juba teadma. aga kas on veel mõni parem variant, kuidas kindlustada see, et vana inimene võib rahulikult elupäevade lõpuni ikkagi veeta oma kodus? Mis tekitab küsimuse, et kas siin nagu lihtsalt asjade järjestus saates on selline naljakas, aga vastus sellele küsimusele Taavi juba ju teab, sest Aarel ka on juba see garantii olemas. See on see sama kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus elu lõpuni. Aarel on õigus elada rahus seal majas elu lõpuni. No üldiselt praktikas üks selline levinum ikkagi soovitus on nagu see, et teha siis ütleme selle kinke asemel siiski testament. Nüüd selle peale siin Erki Pisuke vastab, et testament võiks olla see lahendus, et siis sa oled ikkagi ise asja omanik elu lõpuni, aga see ei pruugi alati parim variant olla ja ka mitte kõige õiglasem. Aga sellest räägime nüüd juurasõpradega video teises pooles. Täpsemalt video teises pooles võtan kokku tähtsamad õppetunnid sellest saatejupist ja rändin teile natukene hämmastust selle osas, et miks see Eston ei pidanud vangi minema, kui ta pani ahistava jälitamise toime katseajal, mil ta oli tingimisi vangistusest vabastatud ja ta pani toime uuesti ahistava jälitamise ja ikka ei pidanud vangi minema. Kuidas see on võimalik? Ma ei tea, aga ma tahan teiega jagada oma frustratsiooni ja siis räägime natuke ka sellest, mida siin Erki Pisuke lõpus ütles, et tegelikult võiks testamendi peale mõelda. Ma räägin teile, miks see ei ole alati kõige mõistlikum variant kõikidele osapooltele. Kõigile teistele aitäh vaatamast kuulamast. Juurasõpradega näeme juba teisel pool.